Indrek Kelk, Pedaal 2012 ennustuse võistluse võitja. Et kui tõsiselt sellesse mängu üldse suhtusid ja kas mõtlesid kaua või ennem kui vastasid? No kui kuldselt aus olla, siis algul võtsin naljaga, aga kui küsimusi vaatasin, siis ikka mõtlesin ja kaalusin nii palju seda informatsiooni, mis mul nende küsimustega seonduvalt tollel hetkel kasutada oli. Et kas või kõneks olevate võistluste mingilt ajaprofiili või sõitjate koosseisu või mis iganes. Et seda vähest teadmist, mis mul siis nagu rattamaailmas on, püüdsin loomulikult ikkagi rakendada. Et auhinnaks said Iisu Oskari lõhutud pedaali siis, mis selle aasta MM-il ära lõhkus. Et ise käisid ka võistlust vaatamas, et millise mulje jätsid üldse maailma meistrivõistlused sinule? Jah, et ma olen nüüd MM-idel käinud alates 2004. aastast ja pean ütlema, et selle aasta Hollandis Valkenburgis toimunud MM oli kõige suurejoonelisem, mis ma oma silmaga olen näinud. Ma olin küll ka 98. aasta Valkenburgi MM-il kohal, et siis ta ei tundunud veel nii suurejooneline, aga kindlasti nüüd selle viimase 8 aasta MM-idest, kus ma olen ise huvilisena kohal käinud, oli see raudselt näha ikka, kus siis jalgrattasport on tõeliselt suur sport. Et selles suhtes avaldas muidugi MM-i siuke väljas oleva atribuutika mulle kui võistluse korraldajale ikka tohutud muljet. Et midagi selle sarnast siinpool Läänemert on vist täiesti juba tehniliselt võimatu korda saata, sest meil ei ole siin lähema 2000 kilomeetri ulatuses kuskilt isegi siukest kola võtta, nagu seal MM-il väljas oli. Aga kui nüüd tõesti sportliku poole pealt vaadata, siis ütlen ausalt, et see Pedaali 2012 auhind on kõige ägedam ja võib-olla suurema sisuga auhind üldse, mida ma olen oma ajaloo, sportliku ajaloo jooksul saanud, kuigi see ei ole otseselt seotud minu spordisaavutusega, aga kaudselt ikkagi minu jaoks väga armastatud spordialaga, siis Nisu-Ossi murstunud pedaal tegelikult sümboliseerib väga selle aasta MM-i eestlaste kuidagi õnnetud saagat, et kui meil varem on tihti ikkagi ka natukene nagu objektiivsetel põhjustel need MM-id läinud nii, nagu nad on läinud, siis sellel aastal oli Eesti sportlased, ma ütleks, kõik väga heas löögijoos, aga neid subjektiivseid tegureid võttis rajalt maha meie mehi natukene tõesti liiga palju ja see Nisu-Ossi murstunud pedaal, mis siis 4-5 kilomeetrit enne lõppu selliseks sai, nagu ta siin karika otsas triumfeerib, et see on võib-olla selline sümbolistlikum tõesti näitamaks siis, kuidas selle Eesti koondise käekäik selle aasta MM-il oli. Et nii väga paljud siis teiste sportlaste kas siis ebaõnne või ettevaatamatu tulemusena pidid tehnilistel põhjustel kannatama ja see jättis kindlasti väga kõva jälje selle aasta MM-ile, et ma usun, et täna seekord oli meil väga head võimalused nii mitmelgi võistlusõidul väga heale kohale tulla, aga kahjuks ei õnnestu. No loodame, et siis järgmine aasta enam pedaalinahka enam maailmameistrivõistlused ei lähe, aga rattaproffide meeskonna poolt siiski loodame, et meil õnnestub vähemalt samaväärne pedaal siis leida järgmise aasta võitjale. Et sina kui tiitlikaitsa siis nüüd oled kvalifitseerunud automaatselt järgmise aasta ennustusmängu jälle, et kohustuslikus korras pooleldi küsiks siis 15 küsimust, millele vastata jah või ei. Et mis siis järgmine aasta Eesti rattaspordis toimuma hakkab või tegelikult mõned küsimused ka mujalt. Esimene küsimus, kas Gert Jõeäär tuleb 2013 aastal Eesti meistriks maanteegrupi sõidus?
ma ütleks, et ei. Kuigi 100 võiks talle sobida ja võimalusi tal kindlasti on, aga ma ei julge Kerti peale veel nii suurt panust panna, aga minu vastus on täna ei. Kas Tanel Kanget pääseb 2013 aastal Tour de France'ile? Ei tea kahjuks neid tiimisiseseid tagamaid ja üldse sügavamalt siseasju, aga tugitooli, innustunud tugitooli sportlasena ma ütleksin jah, et ma tahaks väga näha teda seal. Kas Eesti maanteeratturid jõuavad 2013 aasta MM-il esikümnesse grupisõidus? Siis nii mehed, naised, juuniorid. Tähendab keegi nendest. Keegi nendest. Võib-olla jälle natukene liiga optimistlik vastus, aga tahab lootes ikkagi selle peale ütleksin jah, kuigi väga raskelt ajad on järgmine aasta. Kas Rein Taaramaa asub hooaja lõpuks eestlastest ja Euroopa tuuris kõrgemal positsioonil? Euroopa tuuris jah. Kas Grete Treier asub hooaja lõpuks kõrgemal positsioonil rattaprofide liitnaiste reitingus? Kui Grete nüüd ikka edasi sõidab nagu kuulda on olnud, siis jah. Kas eestlased võidavad Balti keti velatuuril rohkem kui ühe etapi? Ei. Kas Tartu rattaralli võit jääb Eestisse? Ei. Kas Mart Ojamäe võidab 2013 aastal mõne profisõidu Euroopas? No eilse päeva uudis oli, et Champion System suurem osa kalendrist teeb üldse Aasias, et siis on Euroopas keeruline võita, aga ma kardan, et pean ütlema, et ei. Kas Martin Loo saavutab tiitlivõistlustel kõrgema koha kui Maris Meier? Jaa. Kas Liisi Riist avab profide seas võiduarve? Ei. Kas Eesti juuniorid või U23 ratturid toovad koju EM või MM medali? Ma ei tea, kust MM või EM toimub järgmine aasta küll, aga ma kardan, et ei. Kas mõni Eesti amatöör kindlustab hooajaga 2013 omale World Touri või Kont Pro tasemega meeskonda lepingu? Jälle lootustele tugindes, jah. Kas Rene Mandri tuleb 2013 Estonian Cycling Weekendil mõnel etapil või sõidu kokkuvõttes poodiumile? Ma väga loodan, jah. Kas Chris Froome võidab mõne suurtuuri 2013 aastal? Ei. Kas Philippe Gilbert võidab vähemalt ühe Ardenni klassikutest? Jah. See on siis kõik. Täname vastuste eest ja jääme põnevusega ootama uut hooaega. Samad sõnad.